Tervist kõigile. Alustuseks küsin igaks juhuks, et kas on mind kuulda. On võimalik chati märku anda, kui ei ole või kui midagi on halvasti. Samuti on, suurepärane. Juba tuli esimene kirje. Kuna kell on saanud 3, siis alustame pihta. Võib-olla on veel keegi meiega liitumas. Nad saavad ilusasti veebiseminarile sisse. Alustuseks võib-olla mõni sõna kodukorrast. Kuna meid on täna palju, üle ootuste palju, siis paluks kõik jooksvalt tekkivad küsimused kirjutada Q&A's, questions and answers aknasse ja siis lõpupoole võtan kõik need küsimused järjest ette ja proovin ära vastata. Ma arvan, et mul tervet tundi jutu peale ei kulu, seega on meil hiljem pisut aega. Hiljem saame siis ka üldiste teemade üle arutada, kui on kellelgi soovi. Ja siis lõpus selleks, et sõna saada teie poolt, siis vajutage seda käe tõstmise märki, et siis ma saan teil maha võtta mute'i või vaigistuse ja sellepärast, et praegu on kõik vaikimisi vaikseks pandud. Tänase veebiseminari teemaks on nagu välja lõigatud BIM-mudelite kvaliteedikontrolli reeglid. Need reeglid baseeruvad riigikinnisvara BIM nõuetel ja need on loodud siis BIM Collab Zoom tarkvara tarvis ja eelkõige just siis BIM Collab Zoomi tarkvara vabavaralist võimekust arvesse võttes. Seda, et tegemist on riigikinnisvara nõuete reeglitega, seda ei pea selles mõttes nii üks ühele võtma, et seal reeglite sees on ka väga palju selliseid, ütleme, üldiseid reegleid, mis on kasutatavad väga erinevate mudelite peal ja mõned on siis juba päris täpselt spetsiifilised. Riigikinnisvara nõuete valideerimised, seetõttu on see nimi riigikinnisvara 2021 nõuetele nii-öelda vastavad. Selleks aga, et pihta hakata, näitan kõigepealt seda, et BIM Collab Zoom vaatur on see, mille peal need nõuded või reeglid kasutatavad on. Ning selleks, et neid kasutada, tuleb siis alustuseks alla laadida BIM Collabi kodulehelt BIM Collab Zoom tarkvara. Vabavaraline on see ja Zoom lihtsalt nimi on sama nagu sellel videosilla tarkvaral, et selle videokonverentsi tarkvara Zoomiga pole siin pistmist. Igal juhul selle lingi panen ma teile siia chati, kui kellelgi tarvis on ja lisaks sellele tasub vaadata ka seda Quick Start Guide'i ja hotkey'sid ehk kiirklahve. Vahet ei ole, mis tarkvaraga te tegutsete, nende selgeks tegemine enda jaoks on nii ehk naa alati kasulik. Kui teil on BIM Collab Zoom olemas, siis järgmine samm on reeglite allalaadimine ehk et siis need samad välja reklaamitud eelseadistatud reeglid. Seda saab teha selliselt, et tulitegi kodulehelt minna vahelehele kasulikku, valida BIM Collab ning allalaadimised. Ja siin on need nii-öelda Smart View reeglite kogumik, mõned eestikeelsed. Siit saab neid alla laadida. Taaskord
lingi panen teile ka chati, et ta olemas oleks. Ning kui on siit alla laaditud zip-fail, siis paigutage see endale kusagile enda arvutisse sobivasse kausta. Teile tekib selline zip-fail ning selle zip-faili lahtilaadimisel tekivad siia 8 faili, mis on laiendiga PCSV. Need on siis BIM-Collab Zoomi jaoks söödavad reeglite kogumikud, mis tuleb Zoomi sisse laadida. Ning siin on ka kasutusjuhend. Ma tean küll, et eestlane tavaliselt kasutusjuhendit ei loe, aga ütleme, et siiski on see kasulik läbi lugeda. See on tehtud suhteliselt lihtne ja mitte väga pikk. Siin on kohe alustuseks Eesti digitaalehituse klastri ja EAS-i logod seetõttu, et need reeglistikud on välja töötatud Eesti digitaalehituse klastri BIM töörühmas, saades siis nii sisendit kui ka läbinud siis kommentaaride ringi. Siis ma arvan, et Eesti arvestatavate BIM spetsialistide ringis ja eriti suured tänud BIM töörühma liikmetele Silver Aderile ja Raimo Lustile, kes palju ma nägin. Siin on üldine kirjeldus, nagu ma ka üldine kirjeldus ja eelkõige on selle reeglistiku sihtrühmaks, ütleks isegi projekteerijad ja projekteerimise projektijuhid, kelle jaoks see on niisugune hea baasmaterjal või niisugune hea kontrolli, suhteliselt üldine lihtsate kontrollide baasmaterjal, millega siis iseenda tööd kontrollida, kas või niisuguse kõige lihtsamaid baasasju. Ja siin on installeerimise juhend, selle me käime kohe läbi, kuidas moodi neid reegleid Zoomi sisse laadida. Kasutusjuhend on siin olemas siin vahel osade reeglite jaoks tuleb sisse lülitada teatavad seadistused, et oleks nähtavad näiteks avaelemendid ja teljed, kuidas seda Zoomis teha. Ka taaskord näitan, sellepärast tänane veebiseminar ongi korraldatud, et võib-olla neid väikeseid tõrkeid elimineerida ja natukene tutvustada, kuidas moodi asjad õigesti töötama peaksid. Ja reeglistik on üles ehitatud siis selliselt, et esimesed üldreeglid ongi hästi üldised, kohati isegi niisugused nagu lihtne checklist enda jaoks, et mida ma kontrollima peaksin, mida vaadata. Teine on rekitava hoone, nii-öelda reeglite kogum. Sinisega on siis erinevate distsipliinide või valdkondade spetsiifilised kontrollireeglid ning rohelisega inter tähendab siis erinevate osamudelite vahelise kontrolli või sellega saab siis hinnata erinevate osamudelite vahelist kokkusobivust. Ma ütlen siinkohal kohe ära, et tegemist ei ole lõikumis- või ristumiskontrolli reeglitega, vaid niisuguste üldisemate visuaalreeglitega. Ja reeglid on kahte tüüpi. Osad annavad visuaalse kontrolli, värvivad erinevad elemendid erinevat värvi ja inimene peab siis ise suutma tuvastada, kas mudelis on mingi probleem või ei ole, aga lihtsalt see värvimine annab niisuguse visuaalse ülevaate ning inimesel on lihtsam probleeme silmata. Teine, eriti on neid siin selles üldises reeglite kogumikus. Teiste puhul on tegemist tegelikult lihtsalt sellise checklisti stiilis, et kas BIM rakenduskava on koostatud ja kooskõlastatud. No tegelikult seda me sellest IFC mudelist ei näegi, vaid see on lihtsalt, mul on seal koondmudeli tarkvarras olemas nimekiri, mida ma kontrollima pean. Kui
mudel esitatakse tellijale, siis tõenäoliselt tellija samu asju sarnaselt kontrollib. Ning väga olulise nüansina klõpsates reeglile siis täpsemat infot, mida see reegel kontrollib, saab näha siit description realt ning pärast näitan ka seda, kuidas moodi tervet seda description riba näha on. Ja siis ka mõned märkmed, et reeglite siukseks võib-olla kõige põhilisemaks toimivuse aluseks on see, et mudelite nimed peavad sisaldama valdkonna tähiseid EK või AR. See on üks siukene eeldus, aga neid reegleid saab ka oma käe järgi muuta, ka seda näitan, kuidas teha. Ja selline väga lühike kasutusjuhend. Aga lähme siis asja kallale. Võtame lahti BIM-Collab Zoomi tarkvara. Kui teda lihtsalt siit ikoonist avate, siis teil peaaegu selline pilt ette tuleb. Ja kõigepealt, et üleüldse midagi kontrollida, on vaja siia sisse saada mudel või veel parem tekitada koondmudel. Koondmudeli tekitamine, selle jaoks on mul siin mudelid, näidismudelid. Need on kuskil kaustas, teie enda arvutis. Ja võtke nad kõik aktiivseks ja sikutage nad lihtsalt siia Zoomi tarkvarasse. Ja selliselt koondmudeli tegemine käibki. Kui nad on üheks koordinaadistikus, siis nad ühte kohta ilusasti üksteist peale hüppavad. Seda puhku võtsin näidismudeliks Maleva tänava kortermaja, mis on meil siin mitmel pool näidiseks olnud. See on nüüd siis tööprojekti staadiumis mudel. See on sellepärast hea, et see näitab seda ka, et see ei ole ainult nagu RKAS 21 reeglite järg või saab kontrollida ka mudelit, mis ei ole RKAS 21 reeglitele vastav. Siin antud juhul on siis enamasti kasutatud 2017 reegleid või nõudeid nii-öelda. Aga ja teisalt on siin mõned parajad pisikesed vinkad sees, mida muidu võib-olla ei näe, aga reeglid aitavad selle välja tuua. Ma näen küsimustes, et seda alusmudelit soovitakse saada. Võt antud juhul ma võin selle pärastpoole lingi tekitada ja saata. Antud juhul praegu ma tegelikult ei arvestanud sellega, et inimesed kaasa tahaksid teha. Aga igal juhul veebiseminar saab salvestatud ja saan saata videosalvestuse ja soovijatele tegelikult siis ka need mudelite lingid ehk võimalik katsetada, aga ma praegu jätkan. Reeglistik, millest täna jutt on, töötab siis siin Zoomis vahelehel Smart Views või funktsiooni all Smart Views. Ja teil on ilmselt sees sarnane pilt. Siin on mingisugused ingliskeelsed baasreeglid. Neid on väga hea vaadata ja uurida, mida ja kuidas moodi kontrollida on võimalik, nende järgi oma reeglid teha. Aga selleks, et antud juhul siia sisse saada allalaaditud reeglistikku, siis tuleb valida Smart Views, 3-kriipsu seaded, import ja valida siis see kaust, kus need reeglid teil on ning avada nad. Siia nad tekkisid. Need tuleb kahjuks igat ühte eraldi sisse laadida, aga teisalt on see ühekordne tegevus. Ja
kui te Zoomi seda versiooni uuendate, siis peaksid nad ikkagi siia samat moodi alles jääma. Ning ja võtame nad siin kõik impordiga siia sisse. Nüüd on reeglistik meil siin. Nüüd on see reeglistik meil siin olemas. Ma näen küsimustes, et keegi näeb ekraani väga pisikeselt, et ma ei tea, kas ma saan midagi selles mõttes teistmoodi teha. Ma arvan, et see peaks olema nähtav tegelikult täisekraanis. Zoomis peab ilmselt lihtsalt selle peale klõpsama, ma arvan. Aga jaa, reeglitest endist. Nagu ma rääkisin, on nad grupeeritud 8 erinevasse gruppi. Ja ma ei käi neid kõiki päris ükshaaval läbi, küll aga hakkame algusest minema, siis osad printsiibid hakkavad kattuma, siis ma mõned jätan vahele, aga üldiselt ma näitan, kuidas nad töötavad ja siis ka natukene seda, et kuidas moodi neid reegleid vajadusel enda käe järgi muuta saab. Ennem üleüldse lihtsalt ütlen ära, et see vajadus neid reegleid vastavalt konkreetsele projektile muuta on kindlasti olemas, et kõik erinevate projekteerijate käekirjad võivad siin olla natukene erinevad ja vahel on neid vaja natukene konkreetse projekti jaoks sobivamaks teha. Aga alustame üldreeglitega. Klõpsan ma nad siit lahti ja esimesed reeglid ongi, nagu ma enne mainisin, nii-öelda checklisti stiilis, et kas BIM rakenduskava on koostatud ja kooskõlastatud. Kui ma selle siin klõpsan, siis tegelikult midagi siin 3D aknas isegi ei juhtu, vaid siin all on kirjas, et description, mida ma kontrollima pean. Tarkvaral on siuke pisike puudus, et see description siit on nagu natuke kehvasti näha. Aga selleks, et seda pikemat juttu lugeda, siis peab lihtsalt teadma seda, et kui siia peale panna parem klõps ja edit, siis tuleb nähtavale aken, kus saab seda reeglit muuta ja selle siin all on pikalt kirjutatud kirjeldus siis. Et enne projekteerimistööde alustamist koostab peaprojekteerija koos alltöövõtjate partneritega mudelprojekteerimisrakenduskava, kus kirjeldatakse teemad vastavalt RKS BIM nõuete 14.3 punktile. BIM rakenduskava kuulub projektdokumentatsiooni hulka ning see esitatakse igakordselt projekti üleandmisel tellijale. Igal juhul see lihtsalt tuletab meelde, et ma pean vaatama, kas mul siin näidis mudelite kaustas rakenduskava on. Antud juhul pole. Ning selle koha pealt saan ma siis märkme teha. Märkmete tegemiseks kasutan ise siin koondmudeli või selle koondmudeli vaatori funktsionaalsust ja kirjutan siia, et rakenduskava on esitamata ja suunan selle kellelegi ja salvestan selle kommentaari siia ära. Ja selles mõttes seda teemat pean ma siis projekteerija käest küsima. Järgmine reegel on juba natuke visuaalsem, et kui ma siia peale klõpsan, siis kas kõik osamudelid IFC formaadis on olemas. Seda, mis osamudelid olema peavad, seda peab tegelikult lugema rakenduskavast, aga antud reegel tekitab siis meil siin sellise olukorra, et iga osamudel värvitakse erinevat värvi
me näeme, et meil on siin arhitektuurne osamudel, meil on konstruktiivne osamudel, meil on elektri osamudel, kütte, ventilatsioon, sisearhitektuur, VK ja kõige viimane on tegelikult meil siin punktipilv üleüldse, sinnani ma jõuan. Aga sellega saab niisuguse väikese värvitud visuaalse ülevaate erinevatest osamudelitest. Jah, loomulikult sama asja võib vaadelda ka siit lihtsalt erinevaid osamudeleid klõpsides, aga see on siin sellise visuaalse checklistina nagu välja toodud. Nüüd üks siuke vahepeal selle Zoomi üldisest kasutamise teemast, et kui nüüd need värvilised asjad mul siin, ma enam ei tahaks, et nad värvilised oleks, siis on mul võimalik teha siin parem klõps ja remove all colors. Ja nüüd tuleb mul see algne pilt tagasi, et see reegel iseenesest midagi nagu ära rikkuda ei saa, ta lihtsalt mingisuguse parameetri järgi värvib seda mudelit. Ja üleüldiselt, kuidas moodi seda siin selles tarkvaras edasi-tagasi liigelda, seda ma ka täna siin rääkima ei hakka, küll aga ma panen teile siia vestlusesse ühe selle Zoomi eestikeelse baaskasutusjuhendi, et kui kellelgi huvi, siis kuidas siin need lõiked tegemised ja asjad käivad, seda saab vaadata. Täna sellele aega ei raiska. Aga lähme edasi mööda reeglistikku. Kõik mudelite kohta esitatud originaalformaadid, kas on esitatud? Kui Riigi Kinnisvara nõudeid jälgida, siis tuleb anda ka algformaadid kaasa ja antud juhul siis reegel toob välja siia selle algtarkvara nimetuse, milles konkreetsed mudelid tehtud on. Näiteks üks mudel on tehtud CADS tarkvaras, antud juhul elekter, midagi on tehtud Teklas, antud juhul konstruktsioon. Ja selle nimekirja järgi saab siin siis kontrollida, et kas mul kõik algformaadid on olemas ja mis tarkvarades need olema peaksid. See algformaadi nii-öelda tarkvara nimetus on siin IFC mudelis olemas ja vastavalt sellele nimetusele praegu siis see mudel värvitud on. Kas kõikide osamudelite kohta koostatud kaaskirjad, taaskord selline lihtne reegel, et lihtsalt checklisti stiilis saab üle vaadata, kas mudelite nimed vastavad rakenduskavale, ka checklisti teema, need mudeli nimed tulevad siia kõik ette. Järgmine ka valdkonna tähised, et kas siis nii-öelda siin arhitektuur, EK, EL, KV, SA ja VK on olemas ja tähistatud, et miks see siin eriti oluline reegel on see, et kogu see reeglistik hästi paljudel juhtudel otsib siit sellest faili nimest just seda, kas ta on AR või EK ja kui need asjad on seal kuidagi teistmoodi kirjeldatud, siis reeglit on vaja muuta lihtsalt. Et parem on, kui need nimed on alati standardsed, et siis see annab igasugust automatiseerimise võimalust juurde alati. Ja endiselt vahepeal parem klõps ja siis on võimalik siit ka seda descriptionit põhjalikumalt lugeda. Ja loomulikult vaadata sisse ka sellesse reeglisse, et tegelikult need reeglid on siin suhteliselt lihtsad, et iga element, kõik elemendid lisatakse ja iga element, mille mudeli nimi on defineeritud, värvitakse automaatselt. Neid kõiki on siin võimalik ise sisse vaadata ja kui siia mõned tunnid aega panustada, siis te kõik oskate neid asju siin ka tõenäoliselt timmida. Ja siis ka see, et kas mudel on puhastatud üleliigsetest elementidest, siin on lihtsalt värvitud mudel punaseks, et kõik üleliigsed elemendid silma jääksid. No näituseks, võib-olla pannud tähelegi, siin on mingisugused elemendid. Panen kirja, et
siin üleliigsed elemendid. Ja sellega üldine pool lõppenud. Järgmine on Reiki projektide tarvis. Ma vahepeal panen siin parema klõpsu ja ma olen muu colors, et need ära kaoksid. Reiki objektide nõuetele vastavust kontrollida. Selle jaoks laadin ma siia mudelisse sisse ka punktipilve. Õigemini tegelikult oli ta mul siin juba ennem olemas, aga ma teen nähtavaks, et punktipilved on täna ka selline oluline teema, mida oleme proovinud ka koondmudelis kokku tuua ja see annab ka niisugust juba niisama visuaalset ülevaadet, et kuidas moodi need asjad siin paika loksuvad. See, et see punktipilv siin praegu väga täpne ei ole, ärge seda pange tähele, see on fotogrammeetriaga tehtud ja see ongi lihtsalt ülevaate saamiseks. Aga laserskanneriga tehtud suured punktipilved võivad olla väga täpsed. Aga lühidalt Reiki osas üks reegel kontrollib, kas punktipilved on esitatud, toob punktipilve välja, värvib siniseks. Järgmine on, kas lammutusmudel on esitatud. Antud juhul on ilmselt, siin tuleb lihtsalt nimekiri nähtavale. Me siit näeme, et lammutusmudelit pole, aga kuna tegemist uusehitisega, siis tegelikult meil ei olegi seda võimalik siin kontrollida. Ja siin viimane lihtsalt, et kas mudeli nullpunkti orientatsioon ühtivad punktipilvega, see on lihtsalt see, et värvib selle punktipilve nagu ära ja siit lihtsalt saate vaadata, et kas see punktipilv siis istub justkui selle hoonega nagu õiges koordinaadis, et see on niisugune visuaalne kontroll, et täna tihti neid punktipilvesid IFC koordinaati väga levinud praktika ei ole, et pannakse ja tegelikult ka antud punktipilv mul ei olnud koordinaadis, ma ise lihtsalt siin jõuga tõstsin. Aga see on siin lihtsalt selleks, et oleks meeles kontrollida ja vaadata. Kui see täitsa paigast ära on see nullpunkti ühtivus, kas punktipilvega või osamudelitega, siis tegelikult on see ka visuaalselt tavapäraselt nähtav, kui see just ei ole mingi väga pisikene nihe. Nii, edasi lähevad siis juba vastava distsipliini põhised reeglid. Ja need siin nüüd erinevates distsipliinides paljuski korduvad, aga näiteks arhitektuuri puhul hakkame järjest minema, kas kõik vajalikud elemendid on modelleeritud. Antud reegel toob nähtavale ainult arhitektuurimudeli ja ta värvib ära elemendid vastavalt siis IFC objekti klassidele. Objekti klassid antud tarkvaras on selle asja nimi IFC element või IFC element type. Solibris on IFC entity näiteks. Et ühesõnaga selle põhilise klassi järgi. Ja kui me siin nüüd vaatame, siis on meil siin näiteks seinad, näiteks siin space on ruumi element. Nüüd jõudsime sinnamaale, et ei lugenud korralikult läbi seda kasutusjuhendit selleks, et kõik reeglid töötaksid. Tuleb võtta siit view alt, lülitada sisse spaces. Ehk et need ruume defineerivad space elemendid oleksid nähtavad. Ja tegelikult selleks, et reeglid hästi töötaksid, oleks mõistlik ka openingid ehk avaelemendid. IFC-s olevad sellised virtuaalsed avaelemendid, osad vaaturid kuvavad, neid osad mitte, et nad ei segaks, on võimalik välja lülitada, aga vaikimisi nad väljas.
Ja ennem natukene ka unustasin selle, et siin floor plan display puhul on mõistlik siia linnukesed ette panna või vähemalt, et grids ehk teljed oleksid nähtavad. Automatic floor planid oleksid sisse lülitatud siit. Seda saab ka siit sisse välja lülitada. Et siis tekivad need teljestikud siia. Aga igal juhul erinevaid objekti klasse saab siin siis läbi klõpsida, vaadata, mis on. Ja siis võib-olla ka visuaalselt, et siin võib-olla see inimene ei peaks olema furniture'i all, aga jah, see ongi see võimalus, et ta annab sulle visuaalse vaatluse võimaluse. Ja loomulikult kõige siukene levinum temaatika, et proxy elemendid mudelis, millised on siis need üldistes klassis olevad elemendid, antud juhul päikesepaneelid, mingisugused spetsiifilised mööblitükid ja siis neid inimesi on siin ka veel proxy klassis, et siin võib-olla need mööblitükid võiksid furnishing element olla ja need inimesed võib-olla võiksid siis hoopis kõik proxy klassis olla, et siit on lihtsalt võimalik siuke visuaalne ülevaade saada sellest objekti klassist. See objekti klass on nagu selles mõttes väga oluline teema, et vastavalt sellele objekti klassile lähevad IFC mudelisse külge ka vastavad parameetrid ja kui näiteks sein on modelleeritud või eksporditud IFC-sse näiteks üldise elemendina, siis tal ei ole näiteks seinale iseloomulikke parameetreid tihti kaasa nii-öelda läinud, näiteks seina küljepindala või seina ruumala näiteks. Et sellepärast on see kasulik. Järgmine mudeli korruselisus. Klõpsates mudelile reeglile värvub iga korrus erinevat värvi. Ja kui kõik korrused on ilusasti ühte värvi, siis tähendab seda, et korruselisuse jaotus on igati korrektne. Et võime siin ümber maja pöörata ja praegu ainukene apsakas, mis me siin näeme, on see, et see element, me näeme, et on teise korruse kõrguses, aga kui ma siin nüüd peale klõpsan, siis ma näen, et location on tal esimene korrus. Ja tegelikult see reeglistik loebki siis seda korrust ja vastavalt korruse nimetusele värvita elemendi ära. Ja lihtsalt kujutage ette, et kuidas te selle vea muidu üles leiaksite, et keegi ei klõpsi läbi neid elemente ju ükshaaval ometigi. Aga ütleme, et ma tahan sellest projekteerijale teada anda, siis taaskord panen siit see vari esimese korrusega. Niimoodi. Et selliselt ma neid märkmeid siin siia kirja saan. Korrektse IFC klassiga nüüd taaskord see IFC klassi näide, eelmises tegelikult oli see natuke peenem klassifikatsioon isegi, et type või tüübi tasandil. Siin on IFC klass või see sama, mis on Solibris näiteks IFC entity. Ja siin taaskord saab läbi klõpsata uksed, justkui on, ühtegi akent nähtavale ei tulnud, järelikult tundub, et on okei. Akende puhul samamoodi. Akende puhul lihtsalt akna klassi on näiteks siin klassifitseeritud ka ventilatsioonirestid, et siit sellest vaatest saame me seda näha. Kui nüüd see teljestik siin liiga kirjuks muutub, siis võib alati siit ülevalt sellest nupust selle välja lülitada, võib-olla läks paremaks. Ja siis samamoodi sein, trepp, ruum, plaat, katus, piire. Et siin mõningaid veidruseid on, aga suurest pildist saab ülevaate. Nüüd, kas mudel sisaldab reeperit?
Antud reegel on siis tehtud selliselt, et element, mille nimetuses on kirjas 0 punkt, see tuleb nähtavale. Antud mudelis siis tegelikult esiteks seda reeperit sellisel kujul pole. Järgmine reegel, et kas kõikidel elementidel, mis me siin näeme, on olemas IFC element name ehk et see parameeter. Siin niisama klõpsime, siis me näeme, et jah, nendel elementidel näiteks see name on olemas. Ahhaa, mis nüüd juhtus? Ahhaa, tegemist on arhitektuuri, ta valib välja arhitektuuri mudeli ja otsib, millel on nimi mitte defineeritud. Ja antud juhul on kõikidel elementidel, arhitektuursetel elementidel nimetus defineeritud ning kõik elemendid kadusid ära. Ehk et kõik on korras. Kas mudel sisaldab proxy elemente? Seda me ka tegelikult juba enne teise reegliga vaatasime, et millised on üldised elemendid. Kas mudel sisaldab telgi? Voot, see on nüüd see koht, kus tuleb teljed sisse lülitada. Klõpsan seda reeglit ja telg nähtavale ei tule. Antud mudeli puhul on eripära see, et me muidu näeme telgi, aga teljed on EK konstruktsiooni osa mudelis ja sellepärast siin arhitektuuri reegel seda välja ei too. Ja kui on nõue see, et arhitektuuris peaks need reeglid olema, siis tähendab seda, et arhitektuuris peaks teljed olema, siis tähendab seda, et tuleb arhitektil paluda need teljed sinna lisada. Nii. Siin on nüüd siukene järgmine reegel, et kas arhitektuur sisaldab endas EK geomeetriat ehk et kas arhitektuur mahub, kas konstruktsioon mahub arhitektuuri mudeli sisse. Antud juhul siis arhitektuur värvub roheliseks, konstruktsioon punaseks ja kui kusagilt päriselt paistab läbi punane värv, mitte niimoodi säbruliselt, vaid ongi päris punane, siis on põhjust nagu uurida, mis siin toimub. Siin akendega on midagi. Ahaa, enne ma lülitasin sisse opening elemendid ehk mis avatähist, nii-öelda kohta tähistavad. Ma lülitan nad nüüd välja korraks, nad mind segasid. Aga võt siin näiteks on siuke olukord, et mingisugune betoonpaneel on akende taha jäänud. Siuke pisike apsakas, aga ütleme nii, et visuaalselt tuleb siit välja, et nad on kõik natuke teistmoodi kui teised. Aga kuna siin on betoonpaneelidest hoone ja konstruktsiooni välispind on ka ühtlasi fassaad, siis see, et see siin säbruliselt läbi paistab, on tegelikult justkui õige. Nii, ja siin vastavalt lähebki, kas see covering elemendid, mis võivad siis olla riplaed, põrandad on korrektselt defineeritud. Kui me seda reeglit vaatame, siis ta otsib kõik coveringi klassi kuuluvad elemendid, mis on laed, värvib siniseks, mis on cladding, on must ja mis on flooring, siis see peaks olema valge. Ja see on predefined tüübi järgi, see tuleb riigi kinnisvara nõuete järgselt. Ja kui ma nüüd siia selle põranda peale klõpsan, siis antud juhul see predefined type on ka põranda puhul ja lae puhul cladding ehk kõik värvisid mustaks. Antud juhul, kui nad on õigesti värvitud, siis õigesti
klassifitseeritud, siis värvub see pilt siniseks, mustaks ja valgeks. Siin on parameeter 110, tüüpväärtus on valiku tekst. See on ruumi elementide nii-öelda kontrolliks ja see on nüüd vastavalt Riigi Kinnisvara 2021 nõuetele, et kui selle ruumi parameeter tüüp on selline või selle nii-öelda väärtus on selline, siis läheb roheliseks, kui ei ole, läheb punaseks. Et need on nüüd päris uutes nõuetes siis valiku tekstina ja need on siis need valikud, aga antud juhul, kuna see on vanemate nõuete järgi tehtud, siis siin ta ei peagi justkui nagu roheliseks minema. Ja siin on samamoodi nii-öelda uute nõuetele baseeruv. Ja nende järgnevatega ka tegelikult seinte tähised on määratud, toob nähtavale seinad ja otsib konkreetset parameetrit 205 tüüp. Antud juhul meil seda parameetrit pole, aga näiteks on siin olemas, nüüd kui ma tahan muuta ja teha seda sellele mudelile vastavaks, siis ma võin selle parameetri siit ka võtta ja mõne teise valida, et näiteks arhitektuur ja selle tüübi asemel ma panen siia näiteks tähistuse. Tähistus on undefined. Korraks vaatan, ma teen uuesti. Ja kui see on arhitektuur, tähistus on undefined, vaatame, mis siis juhtub. Vot, nüüd jäid alles need seinad, mille arhitektuurne siin on sellest properties'ist tähistus on mitte defineeritud. Ehk et see reegli muutmine on ka suhteliselt lihtne. Nii, aeg on väga nobedalt lennanud, käime veel läbi äkki siit kiirelt EK ja mõne eriosade asja ka, et EK iseenesest väga sarnane ülesehitus, klõpsame selle EK mudeli telgede peale. Ohoo, väga veider, miks ta selliselt nüüd tegi. On selles alusmudelis midagi veidrat. Siin on nüüd üks niisugune küsimus, kas sõrestikud, raamid, fermid, mitmekihilised paneelid on seotud koostudeks ja ehk assemblideks. Ja nüüd see reegel toob välja siis kõik elemendid, mis EK mudelis on koostudeks seotud. Ja antud juhul on seda tehtud suhteliselt korrektselt selles mõttes, et kõik elemendid on koostudena täitsa olemas. Siin vahepeal on tulnud ka Eeriku poolt üks küsimus, et kas betoonelementide info peaks olema IRC beam, kolumn, mindpart küljes või assembly tasemel. Siis mina ütleks, et peab olema assembly tasemel see üldine info olemas ja nendel alamelementidel tegelikult peab ka olema ikkagi selle alamelemendi informatsioon, vähemalt parameetrid, mahud. Et oleks võimalik ka alamelementide nii-öelda mahtusid hinnata, et mis selle seinapaneeli, näiteks sisemise paneeli maht on. Antud juhul siin näiteks on mõlemil nii alamelemendil kui ka kogu elemendil. Alamelemendi saab siis kätte, kui hoida shifti all ja klõpsata elemendile. KVJ VK puhul
Samamoodi, kas kõik mudelid kas kõik elemendid on modelleeritud, tulevad nähtavale lihtsalt antud mudeli nii-öelda elemendid ja mis on eriosade puhul kindlasti, et kas mudeli osasüsteemide nimetused on korrektsed. See on päris oluline, et see loeb kokku siia osasüsteemide ehk IRC system nimetused ja siis palju elemente siin on, et VK puhul me näeme, et nimetused on siin kõik põhimõtteliselt eestikeelsed ilusad, vahel siin on system name'id mingisugused koodid, võt siis on probleem, et siis on võimalik siit selle reegliga neid kätte saada. Ja kas VK osa vajalikud osad on isoleeritud, see on ka selles mõttes äge reegel, et see toob nähtavale siis kõik isolatsioonid. See toob nähtavale kõik isolatsioonid, et siis on nagu visuaalselt näha, kas midagi võiks teisiti olla. Elektri puhul, kas kõik vajalikud elemendid on modelleeritud, mitte midagi ei tule nähtavale. See on nüüd üks hea koht, kus näidata, kuidas moodi seda reeglit muutma peaks. Antud juhul ta otsib elemente, või mudeleid, mille nimes on EL alakriips. Aga vaatame, mis meil elektrimudeli nimi on. Alakriips on siin ees või on hoopis järel. Siin on natukene teistmoodi tehtud. Kui ma tahan, et ta selle mudeli puhul seda EL mudelit siit välja otsiks, siis ma lihtsalt pean võtma siit selle EL-i puhul panema siia sidekriipsu näiteks. Miks ei võiks siia kohe lihtsalt EL kirjutada, on see, et vahel see mudeli või nii-öelda projekti enda nimetus võib sisaldada mingit tähekombinatsiooni EL, et siis alakriips või sidekriips selle ees ja taga on nagu omal kohal, mitte segadust tekitada. Nii, ja nüüd kõik elektriosa elemendid ka välja tulid. Niimoodi. Ja veel lõpus põnevaid reegleid on need, et on võimalik saada ülevaadet ka erinevate osamudelite siis nii-öelda omavahelisest sobivusest. Kas mudelite üleselt korruse nimetused klapivad? Vaat see on nüüd huvitav reegel, et ideaalis on niimoodi, et igas osamudelis esimene korrus on ühtemoodi kirjutatud, üks punkt korrus näiteks, aga antud juhul kogu selle osamudeli peale me näeme, et esimest korrust on 3 tükki. VK-s on ühtemoodi, või KVJ-is on ühtemoodi kirjeldatud, elektris teistmoodi ja siis EK-s ja AR-is paistab, et on veel hoopiski kolmandat moodi. Aga jällegi EK ja AR omavahel tunduvad olevat süngis, et on see samamoodi kirjutatud. Miks on see oluline? See aitab igasuguseid taaskord mahuväljavõtteid ja kontrollireeglid automatiseerida, kui nad projekti üleselt on ühtemoodi, see määratakse rakenduskavaga. Ja seda on ülilihtne algtarkvarades muuta, aga sellega lihtsalt on võimalik siis saada ülevaade. Vahel on nii, et 3-korruselises majas on siin 30 erinevat korruse nimetust koondmudelis, et see ei ole hea näide. Ja siis näiteks, kas sanitaartehnikale on toodud VK otsad. Siin on nüüd sanitaartehnika, tuleb kõik nähtavale ja VK torud. Et see on lihtsalt siuke jälle visuaalne vaade. Siin muidugi tekitab probleemi see, et need kapid on ka siis sanitari või flow terminalina, flow terminal, sanitari terminal type'ina defineeritud IFC puus, sellepärast tulevad ka need nähtavale, aga eks me siis peame nendest hetkel mööda vaatama või andma projekteerijale tagasisidet, et palun need panna siis ikkagi furniture'i alla. Ja need reeglid võiksid anda ka selle nagu mõtte, või aru saama, et mille jaoks see klassifitseerimine on vajalik. Et just selle jaoks ongi, et selliseid olukordasid vältida. See ka mahub AR-mudeli sisse, seda me tegelikult juba vaatasime, see dubleeris. Ja ega sisuliselt ongi nii, et igal ühel on võimalik siin
natukene ringi vaadata, katsetada. Kõik kommentaarid on sellele reeglistikule teretulnud. Kindlasti neid reeglistikke uuendame, täiendame ja selles mõttes näeme tulevikus, et see on niisugune elav protsess, et vastavalt teie kommentaaridele võiks neid asju täiendada. Seega kõik kommentaarid teretulnud info@tulitech.com meili aadressile. Ja kui on mingeid küsimusi ka selle muutmise osas, siis igal juhul sellega aitame. Küsige julgesti abi. No, mida ma veel ütlema pean, et või toonitama, et ega need reeglistikud, need ongi hästi üldised, need ei asenda BIM koordinaatorit päriselt. Ja need on pigem siis projekteerijale enda kontrolliks või projekteerimise projektijuhile. BIM koordinaator võib-olla võiks olla see inimene, kes neid asju siin siis üles seab või võib-olla neid reegleid aitab täiendada. Et selleks, et ristumisi üles leida, selle jaoks on ikkagi BIM koordinaatoril enda mingisugused tööriistad. Antud juhul siis selles BIM Collab Zoomis on nad tasulises versioonis, et leida üles mingisugused ristumised. Võtsin siit vale asja. Et näiteks ristumiste leidmiseks on siin hoopis teistsugused reeglid, aga nendele me täna ei keskendunud, sellepärast et need ei ole vabavaraliselt kasutatavad. Ja samamoodi siin nende igasuguste listidega ja mahutabelitega on võimalik ka vaadata näiteks, et millistel elementidel tüübi nimi puudu on, millistel elementidel mitte. Aga see on juba siuke järgmiste kordade temaatika. Nii. Ja nende reeglite osas veel selline väike nüanss, et kui on kasutusel BIM Collabi siis cloud või nii-öelda see suhtlusmoodul, et millega ma siit saan neid kommentaare sünkroniseerida siis oma projektikaaslastele, siis neid smart view'sid on ka võimalik üle selle sama pilve selliselt jagada, et kui ma võtan siit need smart view'd ja tõstan siis shared kausta, siis mitte midagi ei juhtunud. Nii, ja kui ma nüüd sünkroonin, siis minu poolt üles seatud reeglid on kõikide minu meeskonna liikmete vahel olemas. Ja kui ma neid siin nüüd vastavalt muudan olemasoleva projekti vajadustele, siis muutuvad nad kõigil ühtemoodi, et kõik on ühes samas infoväljas ühtede samate nõuetega. Ja neid samu reegleid, neid nii-öelda üldisemaid on võimalik modifitseerida ka kindlasti infravaldkonna mudelitele. Kõik mudelid, milles vähekesegi elemendile peale klõpsates on mingisugust infosisu, siis neid reegleid on võimalik kasutada. Ja see, kuidas, mille jaoks täpselt, see on isegi, see on natuke fantaasia küsimus. Nii. Vaataks nüüd ka küsimustele peale, aeg on ruttu läinud, et siin on vahepeal tulnud veel Eeriku poolt küsimus, et kas reeglites saab kasutada ka mingit erimärke regex
Regexit ei saa, küll aga on wildcardid põhimõtteliselt kasutuses ja selle kohta saab siin näidet vaadata selliselt, et ka nendes est-reeglites on paaris kohas, aga Smart View Advanced teil on juba muidu olemas. Seda Zoomi laadides tekib nüüd siia automaatselt ja siin on siis näha, et kuidas wildcardidega on võimalik ja siin on siis ka väike kirjeldus, et ma loodan, et see vastab Eeriku küsimusele, et jah, siin wildcard on võimalik kasutada ja see nagu märgatavalt laiendab seda kasutusvõimalust. Siis on tulitech.pim läheb alla laadimised, et SmartView reeglit ei ole võimalik alla laadida. See on huvitav, et kodulehel meil peaks see allalaadimine tekkima kohe brauserist nendel nii-öelda reeglitel. Et ma ei oska kommenteerida, kui see probleem endiselt üleval on, siis kirjutage mulle meili peale, kas info@tulitech.com või taavi.liiv@tulitech.com, katsetan ära. Ja kui ei õnnestu alla laadida, siis saadan, aga see peaks tulema sealt meie kodulehelt ka. Nii, veel küsimusi. Et Olav on küsinud, vaatan, et reeglid ajavad taga ka suurt ja väike tähti, kui näiteks on mudelis kirjas kusagil üüritav pind väikse tähega, mitte üüritav pind, siis kohe error. Kas seda kuidagi muuta ei saa? Võt see on nüüd see temaatika, et siin tegelikult saaks neid reegleid teha targemaks mõnevõrra. Ütleme, siin oli AR-mudeli tüüp ja tähistus. Siin on nüüd 2 varianti, et kas tekitada siia näiteks juurde copy ja tehagi seda reeglit siis natukene targemaks, et lubada siin ka tehnopind väikese tähega. Et see on alati võimalus. Või teine variant on kasutadagi siis neid samu nii-öelda wildcard'e ja kirjutada siia siis samale reale neid juurde. Et selles mõttes on võimalik neid teha nutikamaks. Ja võib-olla me peaksime seda ka nagu kaaluma. Et ma loodan, et Olav sellele sai vastuse. Tarmo küsimus, et kuidas info uuendustest kasutajateni edaspidi jõuab? Põhimõtteliselt laadime nad üles enda kodulehele ja neile, kes on seni alla laadinud, neile saame saata märgukirja. Et selline mõte on, et kui midagi muutub ja täieneb ja tegelikult on plaan perspektiivis teha ka natukene põhjalikumalt konkreetseid parameetreid nii-öelda otsivad reeglid, et kas ruumi elemendil on olemas antud juhul nimi, aga ka kõik küsitud parameetrid. Et need on mul siin veel beta versioonis. Ja siis on veel üks küsimus, et kuidas ühendada shared kausta nii, et see sünkrooniks kõigi osapooltega. Et äkki saaks näidata, kuidas see üles on seatud. Sellega on nüüd siuke lugu, et selle üles seadmine selliselt käib üleüldse veebis. Mul on siin veebiseminar, Tulitech demo nii-öelda serveris. Seadsin üles nii-öelda serveripõhise projekti. Ja kui ma nüüd siia Zoomi tulen, siis siit
ma lihtsalt login sisse sellesse Tulitech demo kontole. Siin on minu nii-öelda andmed, mis parooli ma teinud olen. Ühendan selle ära ja login sisse siia veebiseminari projekti nii-öelda. Et see on selles mõttes küll, serveri teenus on küll tasuline teenus, kui seda suuremalt kasutada. Join.pim Collab testi serveriga on võimalik katsetada seda 5 nii-öelda meeskondades ka tasuta versioonina. Kui see huvi on ja loomulikult, kui kellelgi konkreetne huvi, saan ka näidata seda põhjalikumalt mõne konkreetse projekti näitel. Kuulge, aga ma ilmselt ei hoiaks teid väga palju pikemalt kinni, et igal juhul, kellel huvi meie tegemistega kursis olla, siis panen siia chati veel meie Tulitechi YouTube'i lingi, kus on üldiselt BIM-teemalisi videoid. Ma loodan, et nii mõnedki neist kasutajate heaks harivad. Ja siis saadan ka meie chati, meie Tulitechi sotsiaalmeedia kontode lingid, et kui keegi soovib meie tegemistega kursis olla, siis võib vabalt meid ka seal jälgida, et kindlasti ka sinna uutest arengutest infot jagame. Mina tänan tähelepanu eest, väga uhke, et teid nii palju oli, vahepeal oli teid siin isegi üle 100. Jah, salvestuse paneme YouTube'i ülesse. Ja kui nüüd kellelgi on veel küsimusi või soovi lihtsalt siin veel midagi vaadata, arutleda, siis igal juhul tõstke aga käsi ja mina olen siin veel 10-15 minutit olemas, kui on mingisuguseid küsimusi. Tarmo on veel küsinud, et kas selle IDM-i peaks ka alla laadima. Et jaa, selles mõttes võib laadida, et tegelikult mis see IDM on? See on hollandlaste juhendmaterjal BIM-i nii-öelda üldise, ütleme IFC mudeli üldiste nii-öelda teemade kontrolliks. IDM on siis siin. Ja seda on võimalik alla laadida siit ka siis, kus ta on, siin oli ta ka täitsa.
täitsa ju inglise keeles olemas kunagi. Väga huvitav. Ühesõnaga olen võtnud hollandlaste juhendi ja lihtsalt selle eesti keelde tõlkinud, aga see kontrollib väga siuksi baasasju, et kas projekt on defineeritud, kas hoone asukoht ehk site, IRC site on defineeritud, kas korruselisus on defineeritud. Siit on siis näha ka seda, et põhimõtteliselt see sama reegel, mis sinna meie eestikeelsetesse reeglitesse oli kopeeritud, et eks need reeglid nagu korduvad. Objekti klassi visuaalkontroll, seda me ka vaatasime, et kas on proxy element, kas on sein. See on võib-olla isegi nagu veel üldisem. Kas nimi, IFC name ja IFC type on defineeritud. Näiteks vaatame me siin mingid elemendid läksid. Nüüd läks natuke jooksu. Mingid elemendid läksid punaseks. Tahan saada. Sellel name puudu. Võtan siit kõrvalt mõne rohelise elemendi, sellel on name olemas. Ja need on hästi üldised. Igal juhul tasub alla laadida. Ahaa, nii, meil on üks küsimus tulnud, väga äge. Väga äge. Üldine küsimus, et kas on probleem, kui korruses on erinevalt nimetatud, et kui keegi on esimene korrus punktiga ja keegi ilma punktita. Kas see on sisuline probleem? Sõltub, kuidas kontrollireeglid üles on ehitatud, aga seda on nagu üldjuhul nii lihtne nagu täita, et see on mõistlik, sellepärast et siis on võimalik ka mingisuguseid nii-öelda grupeerimisi ja sorteerimisi teha siis korruste kaupa ja tegelikult ka mingisuguseid võib-olla ristumiskontrolle näiteks tehagi vastavalt konkreetsele korrusele, et kui on suurem projekt, töö läheb järk-järgult ja võib-olla siis sihtidagi neid
neid ristumiskontrolle oluliselt täpsemalt. Et jah, ma ütlen, see on niisugune madal rippuv õun, see on mõistlik alati ühtemoodi sättida, see ei ole väga keeruline ja rakenduskava on, see on rakenduskavas kokku lepitud selliselt, siis ma ütlen, et see võiks olla küll standard. Kuulge, aga paistab, et need küsimused on ka küsitud, et tõmbame tänaseks otsad kokku. Suured tänud kõigile. Nägemist.